Jenkujuss käib Korgea Saari loomaaias. Uus osa igal kolmapäeval www.lastekass.ee. Kuhu me nüüd läheme? See on hea küsimus. Kõik kohad on nii huvitavad. Oleks vaid keegi, kes oskaks meile head nõu anda. Vaadake, mis see on. Tere, kes sina oled? Tere, mina olen Helpi, Helsingi turistide abiline. Kas teil on abi vaja? Tere, Helpi. Tere, Helpi, sul on lahe kosmoselaev. On jah, sellega on mõnus interneti avarustes ringi surfata ja kõikidele maailma ränduritele infot jagada. Aga ma tean, te tahate leida sobivat kohta oma turismireisi alustamiseks. Eks, tulge, ma viin teid ühele erilisele saarele, Korgea saarele. Mis koht see Korgea saari on? Korgea saari on koht, kus asub kogu maailm koos. Seal on loomi ja linde nii Euroopast, Aasiast, Aafrikast, Ameerikast kui ka Austraaliast. Mis sa veel Korgea saarest tead? Korgea saari oli alguses üsna kõle koht. Kaljusel pinnal kasvasid männid, kased, pajud ja pihlakad. Saare ilme hakkas muutuma 19. sajandi alguses, kui siia toodi palju mulda. Sellest ajast on pärit siinsed tammed, vahtrad, lehised ja paljud teised puuliigid. Tulge, saarele saame üle selle silla. Oi, kas see on loomaaed? Nii see on. Korgea saaris elab üle 150 loomaliigi. Mõni neist liikidest on looduses väga haruldaseks jäänud. Kuhu me kõigepealt läheme? Lähme karudele külla. Kui karu püsti tõuseb, siis võib ta inimesest kõrgem olla. Suurimate karude pikkus tagajalgadel on ligi 2,5 meetrit. Kas karud oskavad siis sibimese moodi kõndida? Jaa, karud kõnnivad vahel 2 jalal küll. Nad oskavad istuda ja ujuda ka. Näe, karud ongi siin. Need on karuema ja karutütar. Nad on väga usinad, muudkui toimetavad ja kaevavad. Eelmisel kevadel kaevasid nad isegi oma ujumisbasseini maa seest välja. Aga mis see puupaketiga maa küljes kinni on? Karudel on nii palju jõudu, et muidu viskaks ta selle paku lihtsalt kogemata minema. Aga seda pakku on neil tarvis künde teritamiseks. Mõnikord peidame me sinna sisse ka mett, et karud saaksid seda otsida nagu päris looduses. Kas Soome metsades on palju karusid? On ikka. Mõnikord, kui olen oma kosmoselaevast alla metsa peale vaadanud, olen näinud, et ühes kohas metsas korjab vanaema lastega marju ja natuke eemal söövad mustikaid hoopis karud. Kas külastajad kipuvad mõnikord karusid toitma ka? Ikka, põhiliselt küll mobiiltelefonidega. Turist püüab telefoniga pilti teha ja pillab selle kogemata karude juurde. Aga karu proovib selle telefoni kohe ära süüa. Kas looma ja karud talvel magavad ka? Muidugi, nad magavad umbes 3 kuud ja ärgates on nad väga näljased. Kuidas neist aru saada, kumb on ema ja kumb on tütar? See on väga lihtne. Ema käitub rohkem täiskasvanu moodi. Ja taegakarud, kelle me nüüd kaamelaid vaatama. Need kaamelid on ema ja poeg. Nad hoiavad üksteist väga ja on kogu aeg lähestikku. Aga mis siia sillile kirjutatud on? Siin on öeldud, et kaamelid võivad hammustada ja sülitada. Kaamelid võivad mõnikord närviliseks muutuda. Siis tuleb nendega ettevaatlik olla. Aga millal nad närvilised on? Näiteks kui nad näljased on, siis on nad ka väga aplad. Ükskord sõid nad ära kummikindad ja vooliku, mille talitaja oli korraks välja jätnud. Ja need kaitsed on puul ümber ka sellepärast, et kaamelid selle puu rahule jätaks. Aga kas ma võikin selle kaameliga natuke ratsutada? Ei ass, Korgea saari loomi hoitakse võimalikult loomulikult looduse sees.
aga veel 80 aastat tagasi tehti siinsamas kaamelimatku. Ükskord tellis üks rikas linnaisa kaamelit praamiga linnapargi oma pidustustelegi. Aga mida kaamelid päriselt söövad? Kaamelid söövad heina ja puuoksi. Oma küürudesse on nad varunud rasva, mille varud kasutavad nad ära toidupuudusel. Janune kaamel võib korraga ära juua terve vannitäie vett. Kas teil on siin suuri linde ka? Siin on hiidmerikotkad, suured ilusad ja uhked linnud, kelle tiivasiru ulatus on 2,5 meetrit. Korke ja Saaris on nende käsutuses Euroopa suurim lennuaed, et nad saaksid end hästi tunda ja piisavalt ringi lennata. See on tõesti päris avar. Aga kas mõnikord on nii ka juhtunud, et mõni loomaaia elanik on otsustanud omal käel laia maailma uurima minna? Sellel talvel kasvasid ühe kaljukassi ehk ahmi puuris lumehanged hästi kõrgeks. Hange otsast pääses ahm üle võrgu vabadusse ning nii otsustas ta minna Helsingiga tutvuma. Õnneks sattus ta keskturu asemel sõjaväe valvealale. Seal piirasid vaprad sõdurid ta sisse ning nii said loomaaia töötajad ahvi taas koju tagasi viia. Kaljukass on ju ikkagi kiskja, kes linnas palju pahandust võib kogemata korda saata. Aga kas teil siin loomapepisi ka on? Eelmisel aastal sündis lõvide perre 2 armsat kutsikat. Nendega juhtus ükskord üks naljakas lugu. Tavaliselt sööb lõvide peres esimesena lõviisa. Aga nüüd tahtis lõvi ema lastele söömist õpetada ja seepärast ajas ta isa söögi juurest eemale. Lõvi isa solvus sellest nii palju, et läks natuke eemale jalgpalli mängima. Kas loomad siis ka mängivad? Loomalapsed õpivadki läbi mängimise. Kas lõvid söövad hästi palju? Lõvid söövadki parasjagu. Tavaliselt tahab lõvi üle 3 päeva 20 kilogrammi liha süüa. Muide, lõvid ja teisedki suured kassid on ärkvel öösel ja magavad päeval. Sellepärast on Korke ja Saaris igal sügisel kasside öö, mil loomaaed on lahti hilisõhtuni. Nii saavad külastajad näha, kuidas lõvid ja tiigrid käituvad. Mis maja seal mäe otsas on? See on troopikamaja. Tulge vaatame korraks sinna sisse. Siin džunglis läks mu kõht täitsa tühjaks. Kus me süüa saame? Korke ja Saaris on üle eelmisest sajandist säilinud palju ilusaid puumaju. Sealt leiame ka toreda kohviku. Kuhu me järgmisena läheme? Ma arvan, et nüüd võiksime minna hoopis. Üle kordaks muinasjutt läbi.